näidend, nad tulid keskööl, räägib sellest, kuidas hävitatakse õigusriik ja mis hakkab juhtuma inimestega selle hävingu käigus ja selle tagajärgedel. Sellel näidendil või tema sündmustel on tegelikult ju pikk eellugu ja pikk järellugu. Ehk see on Saksamaa ajalugu esimesest maailmasõjast teise maailmasõjani, mõlemad sinna sisse arvatud. Saksa keisririik, nii nagu ta kujunes peale selle nimel peetud sõdu, millel oli koondkokkuvõttes üllas eesmärk sakslaste ühendamine suureks ja võimsaks rahvusriigiks. See toimus kõik veel nüüd juba ülemineva sajandil. Ehk selle nimel Preisimaa koos oma liitlastega sõdis Austria ja selle liitlastega ehk peeti Saksa sõda, sõditi naabritega, Taaniga ja mis eriti oluline Prantsusmaaga. Ning nõnda kuulutatigi Versailles võidetud Prantsusmaal välja Saksa keisririik, kuhu hakkasidki kuuluma enamik seniseid Saksa vürstiriike ja Preisi kuningast sai Saksa keiser. Riik elas läbi järgnevad väga uhked aastakümned, muutudes maailma üheks kõige arenenumaks riigiks, nii majanduslikus kui hariduslikus mõttes ja loomulikult ka militaarses mõttes. Esimene maailmasõda tuli Saksamaa jaoks üpris ootamatult, nii nagu tuli ta tegelikult kõigi sõtta sattunud riikide jaoks. Ehk kõik mingil määral seda ootasid ja igas riigis olid võimsad jõud, kes ammu midagi taolist ihkasid, aga see kõik ikkagi juhtus ootamatult ja ülepeakaela. Nagu teame, Saksamaa koos oma liitlastega selle sõja kaotas. Asi läks hullemaks veel, kui hakati sõlmima rahu. Rahuleping tuli alla kirjutada vihuti samas Versailles, kus omal ajal kuulutati uhkelt välja Saksa keisririigi loomine. Ja rahulepingu emotsionaalselt kõige raskemini seeditav lõik oli see, mis pani Saksa riigi ja rahva peale sõjasüü. Ehk kõik teised sõjas kaasa löönud said sellest justkui priiks. Ja süüdi tehti sakslased. Nii või naapidi need sõja-aastad olid Saksamaa jaoks iseäranis rängad. Ehk siis kõigist osalenud riikidest kaotas Saksamaa kõige rohkem mehi. 2 miljonit tapetud rindel. 2 korda nii palju tulid sõjast välja santidena. Kokku oli mundris üle 13 miljoni mehe. Ja kõik need tuli peale sõjakaotust ülepeakaela erru saata. Ehk peale rahulepingut tohtis Saksamaal olla ainult 100 000 meest sõjaväge. Kõik see tekitas olukorra, kus sakslased olid hämmingus, nördimuses ja terve riik oli täis
mehi, kes olid aastaid võidelnud, kannatanud ja elanud läbi koledaid läbielamusi. Ja nüüd nad olid justkui kõik mõttetud mehed, kellele polnud õieti miskit rakendust ega midagi. Ja sestap totaalne rahulolematus loomulikult pidigi tekkima. Kuna sakslased tembeldati sõjasüüdlasteks, siis pandi neile peale ka rängad reparatsioonid ehk sõjakahjude tasumine. Need olid taolised numbrid, mis kohe pidanuks olema selged, on täiesti utoopilised. Ehk Saksamaa ei ole võimeline neid rahasid kuskilt võtma. Ehk kõik see tekitas täiesti plahvatusohtlik olukorra ja nii siis need plahvatused järjest toimuma hakkasid. Ehk tegelikult sõda lõppeski Saksamaal paraja plahvatusega ehk madruste mäss Kiilis, millele järgnesid mässud ülestõusud juba üle kogu riigi. Ja Saksa keisririik ja selle osariigid, need varisesid kuidagi täiesti jahmatava kiirusega. Ehk enamik valitsevad vürste viskas nii-öelda kroonid ja troonid nurka, paljud pagesid maalt. Teiste hulgas ka Preisi kuningas ja Saksa keiser Wilhelm II. Ülepeakaela kuulutati välja vabariik. Ehk praktiliselt ilmasõja lõpp tähendas Saksamaal kodusõja algust. See ei ole võrreldav loomulikult Vene kodusõjaga. Maht hoopis teine. Aga verd valati mitte vähe. Ja needsamad veretööd vahetult peale ilmasõda, need lõid fooni järgnevateks aastateks. Ehk siis Esimese maailmasõja järgne Saksa poliitika on läbi ja lõhki vägivaldne poliitika. Ta on suuresti tänavapoliitika ja atendaadid, poliitilised mõrvad alates tänavapoliitikute omavahelistest kaklustest, mis võisid vabalt lõppeda tapmistega alatasasena, juhtuski kuni tipp-poliitikute korraldatud atendaatidena. Kõik see oli Saksamaal tavaline, eriti 20 aasta algul. Ja ega edasi palju paremaks asi ei läinud. Ehk ses mõttes kõik see, mis hakkas toimuma peale natsionaalsotsialistide võimuhaaramist, selleks oli pind juba varem valmis. Põhiseadus ise, nagu öeldud, tugines vanale põhiseadusele, mis oli niigi üks vabameelsemaid tolleaegses maailmas. Nüüd muutus ta vabameelsemaks veel ja riigipäev sai juurde õiguse just nimelt nii-öelda tunnistada valitsuskabinetti ehk sisuliselt valitsuskabinet pidi nüüd olema aruande kohuslik mitte ainult riigipeale, vaid ka riigipäevale. Aga samas jäeti võimalus, et riigipea võib jällegi erimääruste, eridekreetidega hädaolukorras panna paika valitsuse ja lasta seal valitseda ka ilma riigipäeva nõusolekuta. Aga nagu öeldud, kurat peitub kirjatähes ja selle põhiseaduse punktid olid kirjutatud nii, nagu hakkaks nende järgi toimetama üksnes väga targad ja ausad inimesed.
ja seetõttu justkui osatud ette näha, kuidas neid punkte võib edaspidi kasutada põhiseaduse vaimu vastaselt. Sest täpselt see oli see, mis hakkas toimuma juba Weimari vabariigi lõpuaegadel, toona osalt justkui paratamatult kroonilise valitsuskriisi tingimustes, kus ei osutunud kuidagi võimalikuks moodustada riigipäeva enamusel tuginevat valitsust ja taoline presidentaalne hädamäärustega valitsuse moodustamine oligi justkui ainukene abinõu. Ja päädis see kõik sisuliselt võimu kontsentreerimisega valitsuse kätte ja sealt edasi juba natsionaalsotsialistliku tasalülitamisega, mis kõik toimus ikka justkui seaduslikul alusel. Sõjajärgsed aastad, nagu öeldud, see oli täielik masendus ja raev vaheldumisi. Revolutsioon ja väiksemad mässud, vasturevolutsioon, terror, kõik muu taoline ja lisaks hüperinflatsioon. Ehk siis valitsus, kes pidi Saksa säädustest johtuvalt pidama järsku ülal tohutut hulka töötuid ja invaliide ja samas maksma üüratuid sõjakahjusid. Ainuke viis oli trükkida raha. Raha minetas igasuguse väärtuse. Ehk siis kõik see võttis taolised tuurid peale, mida keegi ei olnud varem näinud. Ja tegelikult tänaseni, isegi vaatamata sellele, mis on hiljem siin ja seal veel juhtunud, on see ikkagi maailma ajaloo üks kõige rängemaid ümperinflatsioone. Saksa ajaloos ongi ainult üks president valitud üldise valimise alusel ja seda 2 korda järjest. Ja see ei olnud keegi muu kui Paul von Hindenburg, ehk siis Saksa üks tähtsamaid ja teenekamaid väepealikke esimeses maailmasõjas, feldmarssal Epoha, enamike sakslaste jaoks rahvuskangelane. Inimene, kes oli oma veendumustelt läbi ja lõhki monarhist, vaieldamatult tubli patrioot, aga poliitikas tegelikult kogenematu ja suuresti mõjutatav ja eriti oma ametipidamise ja ühtese elu lõpuaastatel, kus juba võis kahelda selles, kas ta äkki ei ole mitte liialt raugastunud, ehk kas ei ole juba tegemist seniilsusega. Mõlemad korrad Hindenburg võitis napilt, mis on selge märk sellest, et teisel puhul, et ligi pool valijaskonda oleks senise teeneka väejuhi ja riigimehe asemel taht näha riigi eesotsas hoopis räigemaid tegelasi. Ja Hindenburg oma teise ametiaja lõpus oligi see mees, kes tegelikult lasigi ennast mitmesugustel poliitikutel ja politikaanidel ja lõpuks ei kellelgi muul kui Adolf Hitleril kenasti ümber sõrme keerata ja järk-järgult jääda nõusse kõige sellega, mis kujutaski endast tema poolt juhitava riigi totaalset muutumist. Ja mitte iseeneslikku muutumist, vaid muutmist ehk
protsess, mida nimetati juba toona tasalülitamiseks, Gleichschaltung, ehk see oli liberaalse parlamentaarse riigi muutmine selle oma seaduste baasil totalitaarseks hirmuvalitsuseks. Natsionaalsotsialistide lubadused olid mitut masti ehk igale ühele midagi. Ehk ennekõike ärgitati marurahvuslikke meeleolusid ja loomulikult mängiti Versailles häbi ja Versailles alanduse teemadel. Ehk siis vaenlasi otsiti väljamaalt, olgu need prantslased ja poolakad, aga ka ülemaailmne juudi finantskapital. Ja põhilise sisevaenlasena maalitigi juute. Ehk siis need juudid, kellest üritati teha Saksamaa kõikide hädade süüdlased, need võisid olla juudi pankurid, need võisid olla juudi bolševikud, vahet polnud, juutele viis süüdi. Samas vastukaaluks käis saksluse mõõdutundetu ülistamine, millele üritati anda teaduslikku põhjendust ja kõik need teooriad aaria rassist. Ka see kõik ei olnud tegelikult mingisugune vana saksa traditsioon. Ehk need teooriad tulid tegelikult Prantsusmaalt, Inglismaalt. Ehk vale oleks järeldada, et sakslased on nii-öelda igipõlised antisemiidid ja sovinistlikud aaria puhta tõu fanaatikud. Ehk kõik see oli üsna uus kraam, aga majanduslikult ja poliitiliselt heitunud ja segadusse aetud inimestele läks kogu see jura väga edukalt peale. Ehk ühed väited tõstsid tuju, teised aitasid taibata, kes on vaenlased ja kelle vastu peaks nagu mitut pidi võideldama. Aga nüüd, kuidas kogu see märu lõppes see üllatavalt ruttu ja üllatavalt sujuvalt ja libedalt selle läbiviijate koha pealt. Ehk võib öelda, et sakslased ei pruukinud suurt arugi saada, mis tegelikult toimub. Ehk kogu terror, mis selle kaasnes, see käis juba nii, et seda ei pannud nagu tänaval enam tähele. Ja inimestel võis pigem tunduda, et lõpuks ongi nagu rahu majas. Tänavatel enam ei peksta, ei tulistata, ongi tore. Aga tegelikult hävitati lühikese ajaga praktiliselt kõik poliitilised vabadused. Ja kõik see toimus justkui kehtivate seaduse, sealhulgas põhiseaduse raames. Ehk siis Hindenburg mäletavasti kinnitas peale pikka manööverdamist Hitleri riigikantsleriks ja seejärel tuli määrus, presidendi hädamäärus, millega tühistati rida olulisi õigusi ja lõpuks kehtestati riigi ja rahva hädast päästmise seadus, mille abil toimuski kogu tasalülitamine, Saksamaa tasalülitamine ehk allutamine natsionaalsotsialistlikule erakonnale. Neid murdepunkte sündmustahelas, millele tasub tähelepanu pöörata, oli 2 ehk 30. jaanuar 1933 ja 27.–28. veebruar, kuu aega hiljem. Ehk Hitleri määramine peaministriks ja riigipäevahoone süütamine ja sellele järgnenud
terrorilaine. Riigipäevahoone süütamine, mis juba tollal mõjus suure šokina ja on tagantjärgi läinud ajalukku nii-öelda sümboolse sündmusena koos kõigi oma järelkajade ja pikaajaliste vaidlustega, kuidas see ikkagi täpselt käis. Vaatamata sellele, et juba toona oli enam-vähem selge, et tegemist oli suurejoonelise provokatsiooniga. Ehk mäletamasti põlevast riigipäevahoonest avastati poologar, noor Hollandi kommunist Marinus van der Lubbe, kes ka hiljem rõõmuga tunnistas, et tema tegi. Tegemist oli poolpimeda ja ilmselgelt vaimuhaige tegelasega ja kindla peale ka püromaaniga. Aga see, et ta oleks üksi suutnud sellised tulekahju korraldada, täiesti välistatud. Ehk vastus tuleneb klassikalist küsimust, qui bono, kellele seda vaja oli. Ja juba toona oli enam selge, et asja taga on Göring, Goebbels ja nende mehed. Riigipäevahoonet polnud natsionaalsotsialistidel edaspidi niikuinii vaja. Ehk nende kolmas riik ei pidanud olema mõttetu parlamentaarne riik. Kuigi riigipäev kui rudiment see säilis ka läbi kolmanda riigipäevade selleks, et aeg-ajalt saada kokku kutsutud ja Hitleri järjekordne kõne ära kuulatud, aga igasugusest riigi juhtimisest lülitati nad ja praktiliselt kohe välja. Ja riigipäevahoone jäigi põlenu seisma, koos käidi teatrimajas ehk Hitleri kõne ja Wagneri ooper. See oli riigipäeva nii-öelda istungi sisu klassikaliselt. Aga hoone mahapõletamine kellelgi teisel sel hetkel polnukski sellest mingit praktilist tolku, aga samas kommunistidest võis kõike uskuda, kaasa arvatud ka taolisi ekstsesse. Ja seetõttu ametlik versioon, et see on kommunistide poolt kavandatud järjekordse verise revolutsiooni algusmärguanne. Seda enamikel Saksa riigialamatel jäi üle uskuda. Ja kuigi katsed veel tervet hulka teisi kinni nabitud kommuniste selle sama asjaga seostada need ebaõnnestusid, aga selleks ajaks oli juba see tulekahju oma töö ära teinud. Ehk siis kogu tekkinud segaduse ja paanika taustal oli käivitatud enneolematu terrorilaine, mis tegelikult jäigi järellainetama aastate kaupa. Järgmine oluline samm astuti peale Hindenburgi peatset surma 1934. aastal. Ehk ühendati presidendi ja peaministri amet. Ja Hitler jätkas Führeri ja reichskantslerina ehk juhi ja riigikantslerina, koondades seeläbi mõlemad ametid enda kätte. Ühtlasi olles siis valitsuse juht ja ka vägede ülemjuhataja ja juhtiva erakonna pealik ehk nii-öelda juhi printsiip, millele ehitati üles erakond, sellele samale printsiibile allutati kogu Saksa riik ja rahvas. Kusjuures kahe ametikoha ühildamine, selle kinnituseks korraldati referendum. Päris 100% toetuseks ei tulnud, aga palju puudu ei jäänud. Kas see tähendas hirmu või apaatiat või leppimist kõigega või
rahulolu kõige sellega. Ilmselt nii seda, teist kui kolmandat ja neljandat. Aga tulemus oli see, et selle ühe mehe juhtimisel Saksamaa hakkas reipalt marssima oma ajaloo suurima katastroofi suunas.